tere, head kuulajad, käes on 28. aprill ja Geeniuse digisaates on täna Meelis Väljamäe, Glen Pilver ja Hans Laugas ja räägime siin suure hulga uudiseid viimasest nädalast, mis on meile silma kõrva jäänud. Näiteks kuidas kaamerad filmivad Eesti inimeste sõitmisi teedel, kuidas meil hakkab võib-olla taskus lähiaastatel hüürgama vaigistamatu sireen. Räägime, mis on turvalisem brauser telefonis kasutamiseks, kas õunakujuga või mitte õunakujuga. Räägime sellest, kuidas AI tuleb meie telefonidesse ja isegi raadiotesse ja üht-teist põnevat jääb veel rääkida. No nii, alustame siis võib-olla esimesest uudisest, mis lõppenud nädalal Eesti inimesteni jõudis, mida meile esitleti Levira ja Siseministeeriumi poolt. Nimelt taskusireen peaks tulema lähiaastatel välja hakkama üürgama. Aga mis asi see täpselt on? Kas see on nüüd nutitelefoni rakendus või tehnoloogia või mingi uus seade? Meelis, sina käisid seal kohapeal seda ise vaatamas ja isegi kuulamas, et äkki sa oskad kokku võtta? Jaa, käisin koha peal, vist sain enamasti aru ka, aga ei oska nüüd täpselt öelda. Igal juhul tegemist on siis riigi ja Levira katsega laiendada sellist valmisolekut hädaolukordadeks ja point on siis selles, et hakatakse kasutama uut 5G broadcast tehnoloogiat, mille jaoks Levira peaks panema üles lõpuks siis vähemalt 10 või rohkem eraldiseisvat masti kõrgetele kohtadele, nagu praegu on teletornid, eks ole, Tallinnas, Tartus ja mujal. Ja siis point on selles, et kui peaks nüüd mobiiliandmeside maha kukkuma, siis see peaks nagu edasi töötama, eks ole, sest see on nagu eraldiseisev lahendus ja neid maste ei ole nii palju, vaid neid on siis vähem ja levi on parem. Aga nüüd on sellel asjal nagu päris palju probleeme. Esimene probleem on siin kohe see, et seadmeid ei ole, ehk siis tegelikult on tegemist nii uue standardiga, et ükski telefonitootja seda praegu veel ei toeta. Seal kohapeal testis olid siis 3 telefoni, Motorola, Xiaomi ja OnePlus, nendes 2 olid, nagu ma aru saan, täiesti custom tarkvara peal ja Motorola oli siis nagu nii-öelda poest võetuna, aga mitte Euroopa, vaid USA poest võetuna, sest et see standard töötab 600 MHz sageduse peal ja Euroopas seda hetkel ükski telefon veel ei toeta, kuna tegemist on meil siin hetkel digitelevisiooni jaoks mõeldud sagedusega, nii et need seadusandlused ja sageduste ümber mängimised tuleb veel ära teha. Aga suurem probleem ongi see, et kuidas saada siis telefonitootjaid seda toetama, sest et Apple või Samsung või suured tootjad, neil ei ole ilmselt väga suurt huvi nagu ise seda modemi tarkvara muuta ja neid asju teha, et siin pigem võib-olla tuleks oodata, et Euroopa Liit teeks mingisuguse seadusandluse, hakkas käsi väänama, ütlema, et kuulge, et te peate panema selle toe sinna telefonidesse, eks ole. Kas sellel tehnoloogial või protokollil on mingi nimi ka siis, et mis seal 600 MHz peal hakkab nagu olema? See on 5G broadcast, ehk siis 5G meedia esitus on ta siis eesti keeles. Ja tegelikult sellega, see point ongi selles, et riik siis üritab ära kasutada nii-öelda uut lahendust, mis tegelikult on osaliselt enamasti mõeldud kommertskasutuseks, sest see 5G broadcasti või 5G meedia edastuse mõte on selles ja miks Levira tegelikult seda juba nagu toetab või tahab arendada, on siis see, et see võib asendada või täiendada tulevikus tavalist digitelevisiooni ja see võib-olla võiks võrrelda nagu natukene sellega, et kui FM raadio asendub DAB raadioga, digiraadioga, siis see 5G broadcast võiks asendada tänapäevast digitelevisiooni selle pointiga, et siis kui tulevad seda standardit toetavad vastuvõtjad, mingid digiboksid või ka telefonid, eks ole, et telefon suudaks just digitelevisiooni otse vastu võtta ilma nagu mingisugust lisavidinate ja seadmeteta, et ta põhineb nagu 5G tehnoloogial, 5G sagedustel, aga ta on broadcast, mis on seda, et kui tavaline 5G või 4G või mis iganes on kahesuunaline, eks ole, et info liigub nii telefonist saatjesse või saatjast telefoni, siis see on nagu puhtalt saatmine, ehk siis vastu ei võeta sealt midagi. Ja kuidas nüüd töötab see, kui see nagu lõpuks tööle hakkab, siis kuidas see töötab, on siis see, et kui riik saadab välja hädaohu teate, vahet pole, kas ta on siis üleriigiline või lokaalne kuskil asukohas, kui on mingisugune, ma ei tea, keemialeke või mida iganes. Kohalik Päästeamet otsustab ja saadab selle signaali välja, vajutab nuppu nii-öelda, siis kõigepealt telefon hakkab taskus tegema sireeni häält, ehk siis täisvõimsusel hakkab kõlardel karjuma. Meeldiv, aga vähemalt siis jääb kõrva. Mis siis Päästeamet selle uue tehnoloogiaga Eestis teha tahab? Põhimõte ongi selles, et siis täiendada
meie ohutussüsteeme juhuks, kui oleme olukorras, kus ei ole elektrit või ei tööta siis nii-öelda mobiilne andmeside, eks ole, see on nagu üks kanal, mis on nagu ikka sellisel juhul töötab. Ja põhipoint on tegelikult selles, et Päästeamet ütleb, et inimesed ei tea ja ei kasuta neid praegu olemas olevaid no tõmba alla äppe, ei vaata seda mitte Eesti-eed, mis ta on siis kriis-eed, eks ole, nii edasi, aga et kui selline asi oleks, et igas telefonis, mis taskus on, saab see asi töötama, siis on see nagu nii-öelda vaikimisi olemas alati. Probleem on selles, et see tehnoloogia on arenduses enne 2027, et see avalikuks niikuinii ei lähe ja isegi kui selle ajal nagu tegelikult töösse läheb, siis võib võtta kuni 10 aastat ilmselt, kuni meil telefonid saavad selle toe, eks ole, nii et see on väga pikk protsess. Okei, tehnoloogia on äge ja selline, et saab justkui saata siis telefonidesse nagu taskuraadiotesse hoiatusi, aga selle asja teine pool on, et saatja peab olema ka aktuaalne ajastuse mõttes, kes iganes see siis on, Päästeamet või riik, sest noh, kui ma mõtlen praeguste kogemuste peale, see oli vist millalgi, kui lumetorm oli Tallinna ringteel, siis ma sain õhtul kell 5 teate, et ma sinna ei läheks, olgugi et lumetorm oli hommikul kell 9. Kui te rääkisid, ka see on üks selle tehnoloogia eeliseid, eriti kui tuleb saata nagu enda laiemale suuremale kogusele inimestele, siis SMS on aeglane, sest selle saatmine operaatoritel võtab aega ja kui seal on 100 000 saajaid, see võib võttagi tunde, eks ole. Mis tähendab seda, et see läheb nagu broadcastina kõigile korraga ja nad ütlesid, et Päästeametil on valmisolek anda nii-öelda see info välja, kirjutada see tekst valmis ja saata see välja siis nii-öelda minutitega, eks ole, kui tõesti nagu suur oht, mitte tundidega. Kui nad nii väidavad nüüd, et see probleem puhtalt oli tehniline, noh siin võib muidugi öelda, et loll, kes vabandust ei leia, eks ole, et võib-olla siis see tõesti nii oli, aga igal juhul peavad inimesed ruttu liigutama. Ja lisaks nad rääkisid sellest pikalt, kuidas nagu see, et see ongi see otsustus nii-öelda võrgustik on ka selline, et seda saab teha ka madalamal tasemel, sa ei pea ootama, kuni minister loa annab, eks ole, või et see asi käiks kiiresti. Ja teine asi on see, et ongi, et ta kaks asja, mis on, et ta lisaks see, et teeb sireeni häält. Kui see sireeni hääl läbi saab, siis ta hakkab sulle rääkima, et oht on selline, tee seda. Ja samal ajal tuleb see info ka tekstile ekraanile, et kui sa oled kuulmise või nägemisprobleemidega, kes sul on info olemas nii heli kui teksti kujul. Okei, jääme ootama, kui see lõpuks välja tuleb. Igatahes tore, kui Eestis probleemiga tegeldakse ja otsitakse uusi lahendusi. Kuulge, aga järgmiseks korraks ära mainida veel ühe Eesti uudise, mis käis viimane nädal meediast läbi. Kas see on see uudis, aga vähemalt skandaal on küll. Skandaalid tulevad ka asjadest, mis ei ole uudised. Ekspress kirjutas nimelt, et isegi ministrid ei tea sellest, et Eestis on andmebaas, kus on siis numbrituvastusega. No andmebaas juba, see sõnastus on see, et on üks koht, kus on mingid andmed. Et tegelikult viitab siis Ekspress oma loos sellele, et politsei kasutab automaatset numbrituvastust põhimaanteedel, asulatel, riigipiiridel. See alguses oli mõeldud riigipiirile, aga nüüd on ka siseriiklikult. Ja tänu sellele saab siis riik, PPA konkreetselt neid kaamera pildist automaatseid teateid, kui näiteks ühe numbriga auto sõitnud Tallinnast välja, Tartusse sisse, mingisse teise asulasse. Ja need kaamerad on siin juba 200. Üle 200. Miks ma nagu juhatasin sisse selle, et tegelikult see ei ole ju uudis, et see on nagu vana teema. No jah, ma tahakski tunnustada siin kaassaatejuhti praegu, kes sellest vist kirjutas umbes, ma ei tea, mitu aastat tagasi Sans kirjutasid sellest, et Eesti politsei muudkui ostab nii-öelda labakindaga kokku erinevaid Hiina kaameraid ja paneb neid postide otsa. Jah, mul tuli see väga tuttav ette, et kui ma ju ei ole aktiivne ajakirjanik, aga kui ma olin veel, seal tõesti vist 7-8 aastat tagasi, ma kirjutasin selle loo ja kus oli lugu selles, et USA's tuli palju turvahaavatumusi välja Hikvisioni kaamerate kohta ja juhtumisi kõik need politsei numbrituvastuskaamerad olid Hikvisioni omad. Ja et see oli nagu selle probleemi hoopis nagu kolmas, neljas tahk, et ja sealt ma saan aru, ei osanud ka tollal isegi politsei nagu päringute peale öelda, mis mahus ja kust need kaameraid nüüd täpselt siis on ostetud. Et noh, see oli veel üks külg, aga jah, et nüüd tänaseks on siis neid kaameraid olnud tõesti palju, et kogu sellel asjal on tegelikult nii mitu tahku võib-olla, mida hästi kiiresti võib-olla nii-öelda siis ära menetleda, et esiteks, et meil on postide otsas kaamerad, kes tagavad kõigi meie turvalisust, on ju kokkuvõttes hea. Loomulikult, kui keegi tänaval ära varastatakse või talle nuga kõhtu lüüakse, oleme me kõik väga rõõmsad, kui me saame teada, kes oli lööja ja kes oli varas. Et selle vastu on ju nagu raske vaielda. Muide, sinu näide
selle pealt väga töötab päris palju avalikus ruumis tehtud kuritegusid saadakse kaamera piltidelt kätte. Ja, et see on kindlasti väga hea. Mis aga ei ole hea ei ole see, et see süsteem on nagu imbunud niimoodi kasutusele nagu, et ministrid ja muud asjapulgad, kes on olulised tegelikult ja rääkimata siis võib-olla, ma ei tea, kas ka rahvas võiks sellele mingisuguse sõna sekka öelda või vähemalt teada, et see on olemas. Et seda ei ole juhtunud, vaat see on nagu halb, see näitab, et kusagil on mingisugused võib-olla ka siis heas mõttes üliagarad ametnikud, kes on tahtnudki neid pussitajaid siis vahele võtta, aga samal ajal kommentaarides jäi ka natuke mulle kuidagi kõrva nagu selline asi kriipima, et ega me seda süsteemi nii, et nagu iga päev ka nagu ei kasuta, et kui mingi umbes väga ränk asi on, et siis me nagu natuke ikka nagu võib-olla, et kasutame, aga et muidu me nagu väga ei kasuta. See nagu tundus, et mis jutt siis nüüd see on, et minu arvates, kui selline süsteem on, siis kasutage seda iga minut, kui vaja on, eks ole, et see ongi ju tegelikult nagu natuke see koht, et me sõime kommikoti tühjaks, ema käest luba ei küsinud, sest eks ema oleks ju lubanud küll pärast, et pärast siis ütleme, kuule, vabandust, kommikott on nüüd tühi, aga ma olin ju tubli laps. Et siis emme ütleb, et pole hullu midagi tõesti, et natuke nagu selline asjade nagu kronoloogiline ajastus on olnud valet pidi, eks ole, et ennem oleks pidanud käima diskussioon ja load ja heakskiit sellele süsteemile. Kui nagu imestanud, miks me sellest nüüd räägime, eks vist on tõsi ka see, et ju ühiskond areneb, et me võib-olla 10 aastat tagasi mõtlesime, suva, mingid kaamerad on, nüüd on inimesed palju teadlikumad ja saavad aru, et automaatse andmekogumisega, see kaamerasüsteem teeb automaatselt pildi ja salvestab teie autonumbri, kui te sõidate selle kaamera eest läbi, mis on linna, näiteks Tallinna sissesõiduteed. Kogused olid nagu meeletud, mis seal neid päringu või salvestus. Nüüd me oleme natuke teadlikumad ja tundlikumad, et sellise andmekogumisega on võimalik väga massiliselt andmeid töödelda. Siin nagu oluline nüanss siin ongi, et see meede siis, mida need kaamerad meie turvalisusse annavad või lisavad, oleks proportsionaalne. Et see ongi võib-olla see koht, mida tasub tõesti nagu karta, et seniks, kuni jahitakse siis noaga ringi jooksvat tüüpi, on hästi. Aga kuniks hakatakse jahtima üle tee minejaid punase tulega, siis ei ole enam hästi. Kas või praegu vaatame siin mingeid sündmusi erinevates maailma piirkondades, ma ei tea, Gruusia vist meenus mulle esimesena, kus sellist kaameravõrku kasutataksegi reaalselt inimeste trahvimiseks ja represseerimiseks, eks ole. Et see on täiesti reaalsus ja sellist kaameravõrku teoreetiliselt võiski kasutada ka selleks, et vaadata, kas me lähme üle tee vales kohas. Äkki me jõudsime juhtumisi Tallinnast Tartusse liiga ruttu. Seal justkui käis vihjamisi ametnike poolt ka läbi väide, et tegelikult kui nüüd ikka me saame need load korda, siis saab ka sealt võib-olla isegi edasi arendada teatavat kiiruste monitoorimist. Vaat see on see koht, kus tuleks nüüd suur ei öelda, et me ei saa luua ikkagi sellist süsteemi, mis hakkab ebaproportsionaalselt siis jutumärkides kasutades sõna peedistama meid igal sammul, et tegelikult selline süsteem peab turvama ikkagi väga raskete ja oluliste kuritegude, isikuvastaste asjade puhul meid, mitte siis selliste täiesti tavaliste, kuidas ma siis ütlen, tavalise käitumisega, mis kuidagipidi ei ohusta kedagi. See on see koht, miks on sellist diskussiooni tegelikult vaja ja et see välja tuli. Ja lõpetuseks ma ütlen seda, et tegelikult on hea, et neid asju arutada, sest et tehniline võimekus kaamerapilliga teha väga tarku asju, see ainult kasvab. Ma arvan, et 5 aasta pärast me suudaks veel rohkem asju teha. Ja mis ka kasvab on see, et seal taga ei ole lõpuks inimest, kes vaatab. Absoluutselt, just. See, et kaamera võtab selle pildi kõrge resolutsiooniga on üks asi, aga sellest pildist välja lugeda automaatselt. Et mitu kollase T-särgiga autojuhti sõitis mööda sellest kohast, seda ütleb sulle AI on ju. Ja ta isegi lõpuks ei pea ütlema, me võime siit ka ju täiesti sellise düstoopse ühiskonnani jõuda, kus AI ise ütleb, mis on see probleem, mida ma hakkan jälgima on ju. Ja see, ma arvan, et see on palju realistlikum, kui ma arvama, nii et hea on need asjad läbi arutada. Kuulge, aga tuleme nüüd korraks jälle tänasesse päeva järgmise uudisega. Inimesed kasutavad oma telefone kogu aeg, me kasutame seal internetti. Apple tegi ühe suure reklaami, mis on muide loominguliselt päris kihvt reklaam, videoreklaam, mille sisu on see, et üritavad siis väga kõvasti vihjata, et teised brauserid on ohtlikud või vähemalt salvestavad kasutaja telemeetrit ja andmeid erinevalt siis Safarist. Ennekõike on see suunatud on ju iPhone'i kasutajatele, kus sul on valik mitme erineva brauseri vahel ja Google Chrome on see teine. Aga siin on küsimus, kui te olete Androidi peal näiteks, siis ju
Chrome on nii-öelda valik, ma eeldan teil mõlemal number 1 telefon, mida te kasutate. Ja on küll, olgugi, et meil on valikuid rohkem, me ei pea valima Chrome. Euroopa Liit ju nüüd ütleb, et te peaksite valima, kui te uue telefoni käimitate, et mis on see vaikimisi. Me saamegi valida, jah. Ja samana iOS-is just. Mina olen teinud siin eksperimendi käigus üritanud loobuda Chrome'ist ja mitte sellepärast, et arvutan koos ikka Chrome'i endiselt. Aga ma kasutan praegu Samsungi telefonis Samsungi brauserit, mis on üldiselt väga hea, kõik kiidavad seda, kes kasutavad ja siis mõtlesin, ma proovin ka, et ongi üldiselt üsna hea, et seal on nagu päris palju asju, mida Chrome'is ei ole, just samade põhjustel, mida me siin just rääkisime, näiteks on seal integreeritud reklaamiblokeerija, mida kui vaikimisi see ei ole aktiveeritud, aga ta ise pakub, et aktiveeri see erinevaid pluginaid. Üks asi, mis mulle väga meeldib, mida on ka teistel brauseritel Chrome'il ei ole, on see, et ma saan otsingu riba või selle aadressi riba panna mitte üles äärde, vaid alla äärde, eks, kus ta mul näpudele lähemal, eks ole. Ja muidu ta ju põhineb ka Chromiumil, eks, ega ta tegelikult nagu renderduse pärast Chrome'ist ei erine, aga kas on üllatavalt hea brauser, aga nagu Samsungi asjadega ikka on seal üks häda, et võite mõned Samsungi seadmetega, et ma ei saa seda OnePlusile või Xiaomi'le installida, eks ole. Kuigi ka neil on oma brauseri, näiteks ka Xiaomi'l on oma brauser, aga seda ma olen ka proovinud ja see jääb küll minu arust selgelt Chrome'ile alla, aga see Samsungi brauser on üllatavalt hea ja tegelikult ongi, et Androidi maailmas on neid erinevaid brausereid, mis ka privaatsust reklaamivad ikka mustmiljon. Küsimus on pigem selles, et keda uskuda, keda mitte. Just. Peaks ka ütlema võib-olla lihtsustatult üritada, vähemalt üritama lahti selgitada ka seda, et mida see brauser siis nii väga jälgib, et üks suurim selline võib-olla osa sellest on siis niinimetatud kolmandate osapoolte küpsised. Ehk et kui tavaline interneti kasutaja võib-olla üldse ei ole viitsinud vaevada, mis asi see küpsis selline on ja mis asi on siis esimese osapoole küpsis ja veel mingi teine küpsis ja kolmas küpsis. Ehk et kui sa lähed mingisugusele veebilehele ja see veebileht jätab meelde, et sina seal käisid, võt siis on see esimese osapoole küpsis. See tähendab, et noh, ma läksin sinna poodi, pood sai teada, et ma seal käisin. Teinekord ma tulen jälle poodi, pood ütleb mulle, oh yeah, tuleb tagasi, tore, pakume sulle neid asju. Aga kolmanda osapoole küpsis on selline mõnevõrra salakavalam tüüp, kes istub ka seal leti taga ja kolmas osapool siis selles näites on meil Google või ka võib-olla Facebook või mõni teine selline suur reklaamipakkuja, kes on siis sinna lehele poetanud mis iganes vormis, kas mingisuguseid nupukesi, mingid like, reklaame, linke, võib-olla analytics, data kogumiskohti, skripte. Ja tegelikult need samad skriptid annavad siis sellele kolmandale osapoolele teada, et ma käisin seal poes. Ehk et ta on nagu seal leti taga, luurab ja nüüd see info jõuab ka sellele suurele teenusepakkujale, kes on siis kolmas osapool ehk Google meie näites. Ehk pildikult see on nüüd see koht, kus tekib siuke suur andmebaas, et mitte ainult see poepidaja ei saa teada, et ma seal käisin, vaid tegelikult saab Google teada kõik need poed, kus ma käisin, kui ma kasutan seda brauserit. Selle vastu tegelikult kõige lihtsam rohi on see, et minge Chrome'i brauserisse ja pange linnuke või valige valik, et blokeerida kolmanda osapoolt küpsised. Ma arvan, et ükski tavaline inimene pole viitsinud seal seadetes käia ja siis on veel teine selline advanced valik on seal all, et palun saada siis do not track request koos oma netiliiklusega. See ei ole nüüd otseselt keeld, aga see tähendab seda, et siis brauser nagu saadab vähemalt palve just, et ära siis mind jälgi. Aga igatahes, kes on võib-olla siuke natuke paranoilisem, siis kohe võiks minna ja blokeerida ära need kolmanda osapoole küpsised. Aga see küsimus, miks mina ka näiteks kasutan tõesti Chrome'i erinevates kohtades, et juhtumisi on minul personaalselt arvutiteks Macid, aga telefonideks on Androidid. Ja mulle lihtsalt meeldib nagu see ühilduvus, et ma kasutan sama brauserit, sama otsingu ajalugu. Mulle tegelikult meeldib, et minu uudisvoog jälgib minu otsingut ajalugu. Ehk et tegelikult ma olengi teadlikult andnud ära osa oma privaatsusest selle nimel, et mul oleks elu mugav. Et kui ma võtaksin mingisuguse Samsungi brauseri omale kasutusse, siis mu elu muutuks talumatult ebamugavaks kohe, sest et neid seadmeid, kus ta töötab, on lihtsalt niivõrd vähe. Sama iva, mida Meelis ütles, ei see on loogiline. Et loomulikult ma võiks võtta, võib-olla üks brauser, mida siin mainida on ka Brave, kes kasutab siis nii-öelda sellist peer-to-peer sünkroniseerimist või et ei ole niisugust tsentraalset sisse logimist, aga te saate ka siis sünkroniseerida oma otsingu ajalugu erinevatel seadmetel. Selle sama asja probleem on ju tegelikult igal pool, et samamoodi jällegi räägime ökosüsteemidest, et ongi see, et siis ma ei saa oma asju
kasutada igal pool, et see kehtib näiteks sama Samsungi brauseri kohta, et ma ei saa kasutada arvutist seda või teiste tootjate telefonis. Samuti kehtib see näiteks Samsung Notesi kohta, mis on muideks parem kui Google'i Keep, aga samuti võtab ainult Samsungi seadmetes. Sama lugu on näiteks Apple Notesi kohta, et ma ei saa seda Androidi peal kasutada või mitte Apple seadmetes, eks ole. Siin on nagu neid asju on, mis on tegelikult head, aga samas kui sa üritad olla nagu mitme erineva seadme kasutaja, siis läheb asi keeruliseks. Täpselt, ma tahan öelda ka, et see on oluline kompromiss alati on selle, kui hästi sa brauser hoiab sinu privaatsust ja kui mugav on teda kasutada. Näiteks ma püüdsin kasutada Safarit läbivalt telefonis ja arvutis ja arvutis ta lihtsalt, tema kasutusmugavus on, ta on aeglane, leheküljed jooksevad kokku. Ehk siis Chrome on nagu parem kasutuskiiruse poole pealt. Kuigi Safari, ma tegelikult möönan, et võib olla privaatsem. Üks võrdlus oli selle kohta, mida teevad Chrome ja Safari näiteks privaatrežiimis, incognito režiimis. Ja mis on väga hea tegelikult režiim, näiteks, et täiesti elementaarsete asjade jaoks tahad vaadata puhkusreisiks lennuki pileteid, siis vaata seda incognito režiimis, sa võid näha pileti hindu, millel ei ole sinu ostu ajalugu, sest tihti võivad hinnad nagu tõusta, arvestades sinu mingit varasemat huvisid, oste, mida iganes. Ja näiteks Safaril on nii, et iga tab või siis sakk incognito režiimis on täiesti privaatne, ta ei jaga teiste sakkidega, samas kui siis Chrome incognito režiimis jagab neid andmeid teiste sakkidega läbi selle ühe nagu kasutussessiooni. Sa võid panema kogu incognito kinni, uuesti lahti tegema ja siis saad jälle puhtalt lehet alustada. Nii et sellised väiksed asjad on, mis võivad mõjutada kasutust. Me see uudise alguses muidugi mainisime seda, et tegelikult Apple ikkagi suutis ka üsna jõuliselt turundada oma sõnumit, ta ei maininud vist otse sõnu Chrome'i, aga ta käskis kohe ära kustutada, eks ole, sellise ikkagi meeletu turvariskiga äpi, viidates justkui, et nüüd jutumärkidest teie telefoni andmed kohe plahvatavad ja kõik on ülihalb, kui te kohe ei kustuta ära Chrome'i. Et see oli iseenesest päris nutikas käik võib-olla mõnes mõttes, aga seal taga võibki pigem ka näha seda, et kuna need eurodirektiivid ja ka, kui ma ei eksi, oli vist seal taga ka selle otsimismootori nii-öelda, kuidas ma ütlen siis, selgroog oli seni vist WebKit, mida kasutas. Just, ja see ka läheb nüüd avalikuks. See läheb avalikuks just, et nüüd on siis võimalus kasutada Google'il midagi muud. Tegelikult tähendab üldse rohkem erineva nii-öelda mootoriga brauserid on tulemas, konkurents tiheneb. Just, ja seal on Apple'il nagu võib-olla siis paanika on palju öeldud, aga nagu nähti kohta, kus võtta jämedam ots praegu kätte ja üritada ikkagi teha võib-olla seda suuremaks seda probleemi. Kas see ei ole nagu läinud aja jooksul väiksem, samas just, et see mootorite valik, et kui kunagi Microsoftil enda oma ja Firefoxil enda oma, siis praeguseks mulle tundub, et ongi nagu Chromium ja WebKit jäänud, et keegi teist väga ei kasuta. Mootorite mõttes küll jah, aga sinna peale erineva nii-öelda väärtuspakkumisega, rohkem privaatne, rohkem AI, näiteks ARC browser, ARC on päris selline uus ja tulev täht, mis on nagu AI põhine browser, väga huvitav pakkumine. Ja. Et kui sul on erinevad need mootorid lubatud, sulle võib sinna peale ehitada iga startup uue brauseri. Tegelikult ma lõpetaks võib-olla selle sessiooni üleskutsega, et kui te meid kuulate ja kasutate mõnda eksootilist või mitte vaike brauserit oma arvutis või telefonis, kirjutage meile ja miks? Mis on selle brauseri eelised või miks te seda soovitaksite teistele ka, nii et võib-olla oleks huvitav väike selline statistika teha meie kuulajate seas. Aga räägime veel korra järgmisest uudisest, mis on ka tootja, tarkvara ja riistvara siis koostöö ja lähme AI teemadesse. Nimelt, me oleme rääkinud siin Apple Intelligence'ist Apple'i seadmetel. Google'il on Gemini AI ja millest me just eelmine saade rääkisime. OpenAI ehitama ChatGPT-d, aga konkurentsiks, mis on tegelikult väga hea asi, peame tervitama, konkurentsiks tuleb nüüd Perplexity AI, kes teeb ka sellist koostööd riistvaratootjaga, ütleb, et Motorola telefonidel saab olema nüüd Perplexity see vaike abiline sulle, et tahad mingit nõu saada ja rääkida oma telefoniga, siis seal taga on Perplexity mootor. Kuigi ma saan aru, Meelis, sa ütlesid, et siin on suured maailma vägevad jõud on sellele väga tõsiselt vastu olnud. See ongi suur segadus on sellega, et mis sellega tegelikult toimub, sest et kunagi siin kuu aja eest või nii oli leke, siis keegi
asjaga kursis olev kodanik ütles, et Motorola uutel telefonidel tuleb Perplexity siis assistent tuleb vaikimisi assistentiks. Ja siin eelmine nädal olnud Google'i monopoli kohtuasjas USAs tuli välja, et tunnistajad siis nii Perplexity'st kui Motorolast ütlesid, et Google blokeeris selle koostöö sellega, et nad viitasid siis meil on olemas Motorolaga Androidi distributsioonileping, kus on kirjas, et ainult Google Assistant või Gemini võib olla siis Google'i toodetud assistent võib olla vaikimise assistent, et te võite teise panna, aga see peab kasutajana käsitse omale vaikimissüsteemiks lisama. Ja nüüd ongi selgusetu, et mis seal tegelikult toimib, et Motorola uued telefonid tuli just siin eile täna viimastel päevadel välja ja tundub, et seal ikkagi Perplexity on, aga ta ei pruugi olla seal vaikimisi ja samuti on siin leitud, et Motorola kasutab ka Gemini on ka seal, eks ole, ja lisaks kasutatakse mingite asjade puhul Lamat ehk siis Meta AI-d ja mõned asjade puhul Copilotit, nii et ühesõnaga Motorola on teinud väga, väga segase AI süsteemi oma telefonidele. Aga selge on see, et Perplexity eesmärk on saada endale rohkem kasutajaid. Nüüd ju hiljuti just lekkis, et ChatGPT, ütleme kogu OpenAI teenustele lisandus, ma ei tea, kui tohutu hulk kasutajaid, kas ma tahaks öelda, et see oli nüüd, nad jõudsid miljardi kasutajani või kas mul on tõesti meeles, ma ise hakkasin praegu kahtlema oma mälus. Jah, väga tänu sellele Studio Ghibli, mis iganes karikatuuri teemal said nad väga suure miljardi kasutajani, et teistel teenusepakkujatel on kiire, et saada omale rohkem kasutajaid, kui sa teed telefonitootjaga partnerluse, igaks kes ostab uue telefoni, seal on juba see assistent sees, võib-olla see on nagu siis kiirteed järgi jõuda OpenAI. Ja, aga samas kogu selles assistentide ja keelemudelite virvaris on endiselt üsna selline segane see olukord, et mis on ikkagi assistent ja mis on siis sinu vestluspartner, et Apple üritas siis paaritada ju Siri ChatGPT-ga ja me oleme näinud seni, mis sellest on välja tulnud. Gemini ongi täna nagu see üks selline üksus, kes ikkagi üritab siis nagu paaritada omavahel seda vana head Google assistenti ja keelemudelit ja tegelikult ega assistendi rolliks ju paljukski ongi võib-olla see, et ta peab olema ikkagi nagu mingil määral selline täidesaatev või panema sulle äratuskellasid või otsima sinu asju, et kui sa täna valid sellise puhtalt mujal elava keelemudeli assistendiks jääb mulle isegi natuke nagu selgusetuks, et siis ta ei oska ju teha tegelikult neid triviaalseid asju, mida igasugused Sirid ja Google assistendid kogu aeg on teinud, et mis ei vaja nagu mingit maailma murede üle arutlemist. Et see on nagu minu jaoks praegu küsimärk, et kui ma valin seal selle Perplexity, kas ma saan siis Perplexity'ga ka taskulampi põlema panna või oma kõrvaklappide helitugevust muuta. Siin ongi nagu tegelikult ega Gemini ka seda väga hästi ei oska, olgem ausad, Androidiga telefonidel. Ta oskab seda ka väga segaselt muide, et ta nagu mõnikord oskab, mõnikord ta teatab skisofreeniliselt, et ta on ainult keelemudel ja ta seda ei oska. Kas räägib soome keelt ka vahepeal? Et isegi kui nagu suur tegija ei saa seda niimoodi käima, et seal tekib põhjendatud kahtlusi. Just lisaks on see, et Samsungi telefonide näiteks Bixby oskab seda teha küll, aga mitte väga hästi eesti keeles, eks ole, nii et jällegi keeleprobleemid on. Kui sa paned Samsungil on üldse see, et kui sa paned telefoni menüü eesti keelseks, saad väga palju sellist nutikust juurde, või ingliskeelseks, mida eestikeelses menüü variatsioonis ei ole. Mina personaalselt olen ka loobunud selles mõttes oma Android telefonis eestikeelsest assistendist. Mul on ta Gemini, aga ta on ühendatud siis Google assistendiga ja ta on erandatud ingliskeelne, sest et ma ei saaks muidu käekellaga üldse rääkida, sest käekell ei saaks midagi minust aru, et see kõik läheks väga-väga naljakaks, et mitte öelda tragikoomiliseks, kui ma valiks eesti keele, nii et see on veel eraldi aspekt selle juures, aga isegi kui me valime inglise keele, siis ikkagi tekib täna see lõhe selle vahel, nagu Apple'i näide oli, eks ole, et selle asemel, et teha üks assistent, ka proovitakse kuidagi kokku traageldada siis nagu seda vana, siis kindlat käsupõhist ja siis nagu seda mõtlevat ja see peaks ikkagi, see ei tohiks olla selline, et traagelniidid paistavad. See peakski olema üks tükk, kes siis minuga suhtleks ja minu asju teeks. See võtab aega.
minul see Gemini AI on ikka see hea tuju assistent, mul kogu aeg tuleb meelde, kuidas ta viskab seda soome keelt ja siis jälle Ameerika aktsenti sisse ja ei saa muud teha kui naeratada. Aga tõsi on see, et Perplexity, me just ennem vaatasime ka, et tuli ka mulle üllatus, et sa saad tegelikult täna Androidis valida ka ChatGPT omale assistendiks, mida ma ei ole proovinud, äkki peaks proovima. Sul on ChatGPT äpp installitud, siis saab jah. Just nimelt, et see võimalus täitsa oli olemas, tuli mulle üllatus. Ma proovisin vahepeal järgi, et ma saan ka siis, kui ma valin selle ChatGPT seal vaikimisi assistendiks, siis ka see pikk vajutus toite nupul töötab, et meil aktiveerib siis ChatGPT mitte küsimine. Ja. Peakski proovima, et mida siis, kas ChatGPT tõesti siis minu taskulambi süütab või mitte. No, võib-olla siia AI teema lõpetuseks veel ka Meelis, sul oli kõrva üks väga selline, tahaks öelda innovatiivne raadiojaam, mis läks siis üle AI peale. Ja, nime ma praegu ei meenu, aga Sydneys ega Austraalias oli üks raadiojaam, mille DJ-ks oli või saatejuhiks oli 6 kuud AI loodud tegelane niimoodi, et seda ei öeldud mitte kellegile ja keegi ei teadnud, kui lõpuks üks ajakirjanik hakkas uurima ja tuli välja, et näete siis. Ja selle peale muidugi ütlesid raadiojaama omanikud, et oi, et see oli lihtsalt test ja me selle testi tulemusele jõudsime järeldusele, et inimesed on ikka palju paremad saatejuhid. Jah, ega selle juures võib-olla mida peaks seal natuke mainima, et noh, see kuidagi läks võib-olla natukene suurema kella külge üldse, kui ta pidi minema. Tegelikult võib-olla sõna AI kasutamine seal oli ka natukene nagu üle tähtsustatud, et tegelikult kasutati seal siis firma Eleven Labsi, kes pakub muide kõikvõimalikke selliseid häälemudelite üleslaadimist, loomist, igasuguseid audioraamatuid, kõikvõimalikke teenuseid, mis on siis seotud häälega ja masinõppega. Ja loomulikult saab sinna taha siis ka võib-olla põimida erinevaid keelemudeleid. Ehk et siis nende toodet kasutades oli siis loodud selline persoon, kelle hääl oli võetud siis selle raadiojaama raamatupidamisosakonna ühelt töötajalt ja kes oli sellega täitsa kõik toredasti nõus, eks ole, et tema hääl oligi siis sinna üles laetud. Ja ma saan ikkagi aru, et see jutt, mida ta rääkis, see ei olnud nüüd see, et seal siis pildikult öeldes hommikul keerati rubilnikut ja siis hakkas automaatselt see AI tädi siis paiskama nalju sinna lugude vahele ja neid lugusid valima, et tegelikult ikkagi seal taga olid inimesed, et lihtsalt see hääl oli siis Eleven Labsi poolt loodud hääl, mis luges ette neid asju siis, mida inimesed tal ette lugeda käskisid. Ehk et tegelikult nagu müstilisust võib-olla oli selles uudises isegi rohkem, kui tegelikult võiks olla, et et seal mulle jäi alguses nagu mulje, et seal juba möllabki mingisugune selline AI saatejuht, eks ole, kogu saba ja karvadega ja kõike teeb ise, et pigem lihtsalt see hääl oli see, mis sinna siis mida ju päris inimene ei rääkinud, aga loomulikult, mis tekitab ka küsimusi, et seni võib-olla sellised raadiosaatejuhid, kes peavad siis kahe loo vahel natukene sellist lõbusat hääletooni ja entusiastlikku juttu rääkima, et kui neid hakkab nüüd asendama see entusiastlik AI genereeritud hääl ja siis mingi toimetaja lihtsalt viskab need tekstid talle sinna ette ja võib-olla varsti toimetaja asemel on teine AI, kes need tekstid viskab. Et iseenesest on see ka diskussiooni koht kahtlemata, aga ma ei näe ka nagu seda, et raadiojaam oleks mingi meeletult millegi kriminaalsega hakkama saanud. Ei innovatsioon on küll huvitav igatahes, aga võime siis öelda praegu oma kuulajatele, et me siin vahepeal köhime, ei tule mingi number meelde, ajame segi, palju on 2 ruudus ja mingid muud nimed, et need on meelega praegu jätame need sisse, et oleksite veendunud, et pole veel me ühtegi saatejuhti AI-ga asendanud oma saates. Jah, et ka Austraalias selline jaam nagu Disrupt Radio juba aastal 2022 tutvustas oma uudisteankrut, mille nimi oligi Debbie Disrupt, aga ütles ka kohe, et see ongi AI, et võib-olla inimesed ongi siis nagu kuidagi kurjad, et seda ei ole öeldud. Aga muide, see on see maailm, kus me oleme tegelikult ka jõudnud, et ma olen ka pannud tähele mis tahes võib-olla vestlustes või suhtlustes, et kui sa mainid, et midagi tegi AI või sa kasutasid kuskil AI-d või siis kohe see devalveerib seda toodet. Aga kui seda ei öelda, siis toode tundub väga ehe ja hea. Ja ma olen vaadanud, et siin Androidi maailmas on päris palju viimasel tekkinud nagu vestlusi sellise teemal, et kuidas leida telefoni, milles ei oleks AI-d.
et kas on veel jäänud mõni mudel, millel ei ole, et ma tahaks sellist osta. Nii, aga meil on siin uudisterubriiki veel paar teemat veel jäänud, mis on viimasest ajast silma jäänud. Muide üks huvitav teade Eestist. Meil on suur muutus tulemas juba paari päeva pärast 1. maist. Enam ei saa digitaalset isikutunnistust. See lõpeb ära. Kas sul on digitaalne isikutunnistus, Glenn? Mul ei ole seda ja ma võiks öelda, et ma sain teada 2 halba uudist korraga. Esiteks, et see on olemas. Ma sain teada, et juba 15 aastat ma ei teadnud, et mul oleks võimalus selline asi üldse omale hankida või saada. Ja nüüd ma sain sellest lõpuks teada ja üle homsest enam ei saa. Aga sul ei ole ka seda vaja, sul on täisväärtuslik isikutunnistus, millega sul oli ka viimati probleeme selle hankimisega. Sarkasmiks, aga mulle jäi tegelikult nagu täiesti arusaamatuks ikkagi, et miks üldse selline asi tehti, sest et ma seletan ära. Ma tegelikult tean seda taustalugu. Ma loen ette selle lause, mis sealt öeldi siis nagu ametlik lause nii-öelda, mis mind nagu üldse ei veennud, oli see, et aastal 2010 siis loodi selline elektrooniline isikutuvastuse võimalus, ma saan aru, et see on ka siis plastikkaardina ka olemas ja põhjenduseks öeldi siis olevat, et enne 2010. aastat ei olnud peale ID-kaardi ühtegi teist elektroonilise identifitseerimise vahendit, millega oleks saanud e-teenuseid kasutada või dokumente digiallkirjastada, mistõttu oli vajadus alternatiivse kaardi osas põhjendatud. No mulle jääb see lihtsalt sama mulje nagu öelda, et kuna seni ainult autojuhi lubadega tohib autoga sõita, siis järelikult oleks põhjendatud ka alternatiivne autojuhi luba, sest muidu saab ainult ühe autojuhi loaga sõita. See on natuke erinev asi, aga jah. Ei, tegelikult see on lihtsalt sõnastatud kehvasti, ma saan ka Glenni kriitikast aru, aga iva oli selles, et praegu meil on ju mitu asja, kui sa lähed oma telefoniga internetipanka, siis sa ei pea ID-kaarti kasutama. Seda küll, aga see alternatiiv ei ole kohustus, kui me kerime aega näiteks 30 aastat tagasi, siis oli meil pass. Ja mitte keegi ei muretsenud selle üle, et et me saame ainult passiga minna välismaale. Küll on paha lugu, peaks tegema ikka äkki mõne kaardi veel. Ei, pass oligi pass, see oli üks asi. Jah, aga kui sa kasutad e-teenused, siis sul on vaja mitut või on mugavam, kui sul on mitu, mitte ainult üks füüsiline kaart, mida sa alati kaasas kannad. Ma vaidlen, et see on nagu mugavam, aga see ei ole mingi prioriteet või põhjus, millegi peale hakata metsikus koguses riigi raha kulutama. Kui meil on juba olemas ID-kaart, mis seda võimalust pakub, siis see ongi see, et see ongi inimestele, kes ei saa ID-kaarti taotledes, nad ei ole kodanikud. Ja tegelikult oli selles teine kasutusjuhtum ka. Mina olen just aru saanud, et see oli see konkreetne juhtum, aga okei, mida sina tead? Aga teine on see, et praegu meil on Smart ID, mis asendab seda, aga ütleme, su töö on e-teenustes istuda päev läbi, logid sisse, annad digiallkirju, mingi ametnik oled, kujutad ette PPA ametniku seal laua taga passi letis, kes iga tehingu peale peab panema oma digiallkirja või iga siis asja peale. ID-kaart oleks selleks sobiv, aga et kui sul ID-kaart jääb koju või sa kasutad siis sellist asja, kus ei ole pilti peal. See digitaalne isikutunnistus oli, mida sa füüsilises maailmas ei saanud kasutada enese tuvastamiseks. Keegi ei aktsepteerinud seda ainult siis nagu e-teenustes. Nüüd on selle jaoks olemas Smart ID ja mobiil-ID ja igasugused muud asjad ka, aga toona, kui sul ID-kaarti ei olnud, sul oli aegunud, mis iganes, sul oli alternatiiv ja see inimesed maksid riigilõivu, ostsid selle endale, selle turul oli vajadus olemas. Ma saan aru, et see pannakse kinni, kuna turul pole enam sellelegi vajadust. Saan nagu aru praegu sellist inimlikust vaatepunktist seal taga, aga ma ei saa endiselt ikkagi üldse aru, et kui meil on mingisugune asi, mis tegelikult seda sama asja teeb. Meil ei olnud, see oligi see probleem, meil ei olnud asja, mis sama asja teeb. Meil oli ID-kaart. Ja, aga kui sa oled välismaine ärimees, kes tahab Eestis äri teha ja allkirjastab dokumente ja ta ei saa ID-kaartist, tal ei olnudki mingit teist varianti, eks ole. See oli selle jaoks. Ehk siis see asi tehti ikkagi sellepärast, see oli reaalne vajadus tol hetkel. Välismaine ärimees ei ole see ametnik, kes annab päevas 100 allkirja, mis on mina olen aru saanud just, et välismaised ärimehed olid pigem rohkem sellise asja sihtrühm kui need ametnikud, aga võib-olla ka, mis see välist ametiga võiks kasutada. No vot siin jääb mulle ka natuke selgusetuks, et kas siis seda dokumenti väljastati kellelegi, kes ei ole Eesti kodanik kuidagi nii-öelda lõdvemalt või. Et see oli täiesti võrdväärne dokument ikkagi ID-kaardiga. See ei ole nii, et kui ma elan Namiibias ja olen juhtumisi musta naha värviga, siis ma ID-kaarti ei saa,
aga selle omale saan, ei ole ju nii. Mina olen aru saanud, et seda ikkagi saab lihtsamalt. No igal juhul, kas siis saab lihtsamalt keerulisemalt, nüüd on siis lihtne. Nüüd enam ei saa nagu nii. Nüüd sa Glen, see rong on juba nii ära läinud, et sul pole mõtet vaielda sellega. Sa olid 15 aastat hiljaks selle vaidle. Võib taotleda välismaalane, kellel on kehtiv elamisloa kaart. Noh, ma ei tea, kas see siis... Küsimus on, kas ta siis ID-kaarti ei tohiks omale taotleda. No igatahes enam seda nüüd ei saa, aga tore on teada, et siis selline alternatiiv oli olemas, et mine sa tea, mis alternatiive siis veel on olemas. Siis me saame teada, kui need ära lõppevad võib-olla. Just nii. Kas meil on veel midagi tänasest uudiste teemadest jagada jäänud? Kindlasti meil on palju suuremaid teemasid. Meil on siin paar head lugejakirja veel soolas, nagu hea kraama marineerib. Me ei saa neid kohe jagada, sest et nad ootavad siin vastust. Aga meil on igasuguseid teemasid, me peame nagu põnevust hoidma, et mina siin sõidan kogu aeg erinevate elektriautodega, saan alati nendest rääkida, aga kuna ma teadupärast räägin pikalt, siis ma ei hakka nendest praegu rääkima, sest et on nii Hiina kui Euroopa tootjate autosid, mis on osutunud väga huvitavaks ja heaks ja kindlasti võib-olla vääriks meie autorubriigis sõna. Ja loomulikult olen ka ise andnud ikkagi panuse prügi koguse suurendamiseks, sest ma viin inimestele pappkarbis süüa koju. Selle asemel, et nad võiksid ise minna üle tee restorani sööma, siis tuleb Glen ja toob neile kotiga karbiga söögi, vaat sellest ma võin ka rääkida. Kuidas see pool välja näeb, nii et igasuguseid huvitavaid arenguid on. No vot, need on teemad, mis väärivad siin pikemat käsitlemist. Võtame need ette mõni järgmine saade. Igatahes ootame tänase saate lõpu järel teie vastukoja, teie kirju ja kirjutage meile digisaade@genius.ee. Aga tänaseks ütleme teile aitäh ja oleme tagasi 1 nädala pärast.